Hello. It's been a while. Meil on siin palju tegemist olnud ja nimelt me hetkel kolime. Mu kaameral on väga vähe akut, sest et ma ei ole teda väga mitu kuud puutunud ja 3 akust ühel on veits ossu sees, nii et ma kiirelt räägin tähtsa jutu ära. Aga me nüüd praegu paari tunni pärast alustame kolimist. Me kolime uude korterisse, uude üürikesse, täpsemalt siis Rida elamusse. Ikkagi nagu korter pigem. Ta ei ole nagu maja, Rida elamu. Ja me hakkame täna kolima. Täna on neljapäev ja me kolime veel reedel. Ja laupäeval tuleb kolimisfirma ja kolib kõik asjad, mida meie ei suuda kolida. Seega mitu päeva kolimist. I'm excited, I'm terrified. Kõik tunded nagu samal ajal. Ma vihkan kolimist, mulle ei meeldi kolimine, aga see peab tehtud saama. Muud varianti ei ole. Peili hetkel magab, ma maitsen uut energiajooki, vist on uus, ega ma kindel pole. Issand, kui magu. Okei, väga magus. Ja me siin hetkel hakkame neid asju pakkima. Kui te mõtlete, et siin on mingi segadus, siin on mingi kohver, mingid asjad, siis me kraamime hetkel nii palju kokku, kui me saame, et oleks võimalikult lihtne täna õhtul ja enamus asju siis ikkagi homme ära viia. Et mõtled küll, et meil tegelikult ei ole siin nagu üldse asju, aga siis kui pakkima hakkad, siis saad aru, et tegelikult on nagu mõnuga asju, mida pole mitte aastaid isegi kasutanud, nii et need lähevad, kui on korralikud, siis annetamiseks ja kui mitte, siis prügimäele. Mul on veits hääl ära, sest me olime A-gripis väga pikalt ja Peilil oli lisaks veel silmapõletik, nii et siin on toimunud väga palju, aga ega mul siin väga pikalt midagi jutustada polegi, kui seda, et kui me nüüd sinna lähme uude kohta, siis ma ilmselt filmin teile korteri tuuri. Ma ei ole veel otsustanud, kas ma filmin ta nii-öelda nagu tühjana, sest me oleme sinna mõned asjad juba viinud, mõned kotid, või ma filmin siis, kui me oleme nüüd kõik asjad ära viinud, kõik asjad lahti pakkinud ilusti oma kohtadele ja siis teen nagu korras korterituuri. Sest et nagu, ma ei tea, kas te saate selle nagu vibe'i kätte, kui see korter täiesti tühi on. Aga ma mõtlen veel selle peale. Lihtsam on filmida ära ses suhtes nagu kohe, see segamini nii-öelda osa, sest et vastasel juhul ma arvan, et see video ei jõua kunagi teie ette, sest et see lahti kolimine võtab ikkagi kahjuks päris pikalt aega. See kell on praegu juba 3 saanud ja täpselt paari tunni pärast tulevadki siis minu pere mulle täna meile appi kolima. Homme lisandub meiega Jainu pere, nii et meil on siin suur kolimismaraton hetkel ette võetud. Positiivne on see, et me kolime seekord esimesele korrusele, mõned asjad lähevad teisele korrusele, et enam ei ole vaja 8. korrusele kolida. Et see teeb asja veidi lihtsamaks kui eelmine kord. Me kolime siis mitte väga kaugele meie praegusest elukohast. Mis hetkel me elasime siis Annelinnas ja nüüd me kolime Tartust välja veidi, et ametlikult ei ela me enam Tartu linnas, vaid Tartu maal. Ma täpselt kohta ei hakka teile ütlema, aga siit ei ole üldse pikk maa minna. Ma pakun, et mingi 7 minutit sõituautoga, et tegelikult on hästi lähedal. Sellepärast on meil ka suht lihtne ise kolida, et ei pea ühest Tartu otsast teise kolima. Nii et saab põnev olema. Peili on ka täiega excited. Ta kogu aeg räägib nüüd juba, et ja me läheme kohe uude koju. Ma saan endale oma toa, kus on mäed seinte peal. Ta kogu aeg räägib, ta on nagu nii põnevil, et oma kodu, mitte oma kodu, aga nagu uus kodu. Meil on taga aed, on ju. Me juba lubasime, et ta saab batuudi endale. Nüüd, kui meil see võimalus on, ühesõnaga me kõik oleme väga põnevil, et me saame järgmised paar aastat elada siis sellises ägedas kohas nagu Rida elamuboks, nagu ülimõnus, palju mõnusam kui see koht siin. Ruumi on seal ka veits rohkem, aga ega me otseselt nii-öelda nagu ruumi pärast ei koli. Selle põhjuse ma jätan enda teada, miks me kolime. Aga me hakkame nüüd kiiremas korras asju kokku kraamima,
mis ei ole üldse nii lihtne, kui tahaks. Ma tegelikult üldse ei viitsi, mul juba jalad valutavad. Aga see peab tehtud saama. Nii et niikaua kuni Peili magab, siis ma kasutan võimalust ja hakkan kuskilt ühest otsast asjadega pihta. Ja ilmselt järgmine kord, kui ma teiega näen, siis ma näen teiega uues korteris. Väga põnevil. Olemegi jõudnud oma uude koju. Me oleme siin hetkel veits nõks üle nädala sees elanud ja nii mõnus on. Mul ei olegi rohkem sõnu kui, et ülihubane, ülimõnus, ülisiuke avar, hele, kodune. Nii mõnus. Ma mõtlesin päris pikalt ausalt öeldes, kas ja millal ma nii-öelda teile seda uut kohta näitan. Ma kaalusin nagu kahe asja vahel, et kas ma näitan nagu kohe nii-öelda või õigemini mul tegelikult oli 3 valikut. Esimene valik oli näidata täitsa nagu tühjana, et kuna me palusime siit hästi paljud kohalikud asjad ära viia, et meil mahuks oma asjad ära, aga siis ma mõtlesin, et kui meil ei ole siin nagu diivanit ja telekalauda ja või seda telekalust kappi on ju ja kohvilauda ja köögitoole, et meil ei ole nagu üldse mööblit, et siis te võib-olla ei saa nagu päris hästi aru, on ju, et kuidas ikkagi siis päriselt meie kodu välja hakkab nägema. Ja siis teine valik oligi see, et näidata kohe, kui me oleme nii-öelda sisse kolinud. Aga see mulle nagu ka väga ei meeldinud, sest et meil oli siin nagu nii palju kotte ja nii palju asju, mis vajasid nagu lahti pakkimist. Et jällegi, et ei oleks näinud meie nagu seda päris elamist, vaid oleks näinud lihtsalt nagu kottide ja kastide hunnikut. Kes kolinud on, siis teab ilmselt väga hästi, millest ma räägin. Ja 3. variant olekski siis olnud see, et näidata teile siis, kui kõik on täiesti korras. Aga see on jällegi siuke väga ebarealistlik, sest ma olen ju Peiliga praegu kogu aeg kodus olnud ja Jainu on ilusti kogu aeg koolis. Seega meil ei ole nagu väga palju aega, et lahti pakkida ja puhkepäevad on ja õhtud on ka, aga siis ongi see, et üks meist saab pakkida ja teine meist mängib Peiliga. Et me ei jäta teda nagu kogu aeg iga päev üksinda mängima selleks, et me saaksime asju lahti pakkida. Ja kuna Jainul ikkagi on oma tuba ja mul ei ole, siis ma olen andnud ka nii-öelda Jainule rohkem aega oma toaga tegelemiseks, et tal oleks seal nagu hea keskkond õppimiseks, et tal oleks seal ruumi, et tal oleks vajalik olemas, sest et minul ei ole sellist tuba, mida mul oleks vaja niimoodi nagu set upida või nagu korrastada ja kokku panna. Ehk et meil on siin nagu enam-vähem korras ja ma mõtlesingi, et ma teen nüüd nagu siukse kompromissi, et meil ei ole siin nagu 100% korras, aga meil ei ole siin ka nagu iga sammu peal enam mingeid kaste. Ehk siis ma otsustasin, et on okei näidata siin meie olemist ja elamist, aga andke siis andeks need mõned kastid ja mõned kohvrid ja mõned kotid, mis meil siin veel on. Et hästi palju asju läheb siit veel Tallinnasse, et me sorteerisime nii-öelda küll, et mis jääb ja mis läheb ja kuhu ja uuskasutus ja prügimägi ja nii edasi. Aga kolimise käigus ikka mõned kotid lähevad kaduma, mõned lähevad vahetusse, mõned lähevad sassi. Nii et aina rohkem siis tuleb välja neid asju, mis oleks pidanud tegelikult minema kas Tallinnasse või uuskasutuskeskusesse ja nii edasi. Et meil on nii-öelda siuksed kuhjad tekkinud ka nendest asjadest. Aga mis seal muud ikka rääkida, kui et alustame. Alustades täiesti algusest, siin on meie esik. Mulle täiega meeldib, et siin on siuke plaat pandud, hästi kergesti nagu puhastatav, et ma ei pea muretsema, et kui siia mingit pori või mingit muud jama tuleb, et siis see jääbki siia. Aga välisuksest siis kohe vasakut kätt on suur esikukapp. Tervist! Üks pool on siis peegliga ja teine on ilma. Mulle täiega meeldib, et siin peegel on. Jällegi meil ju enne ei olnud, ehk nüüd, kui me õue lähme, siis Peili täiega fännab, et ta saab ennast peeglist vaadata. Mulle meeldib, et ma saan ennast peeglist vaadata. Paneme tulega põlema. Et siuke väga suur. Siin on siis riided rippuvad ja all on 2 sahtlit. Ma saan seda vist näidata isegi.
et siin ripuvad siis meie õueriided ja siin on veel ruumi, siin on kõik peiliriided, noh tema riideid on lihtsam panna nagu korvidesse kui riputada ja siis jalanõud ka ja teisel kapi poolel on siis lihtsalt hästi palju hoiuruumi kogu kapi ulatuses ja uksest siiapoole jääb siis meie pesumasin ja kuivati vist just lõpetas, siin on praegu peili pukk, aga siin on muidu meie pesumasin ja kuivati, mis mulle täiega meeldib, ongi see, et nad on eraldi ruumis, ehk et nad ei ole meil kuskil ees. Kui nad töötavad, siis neid ei ole kuulda ja nii edasi. Ja siin on praegu meie igasugused asjad, mis nii-öelda peaks minema Tallinnasse või peaks veel sinna Kunkusse peitu minema. Ja siia jäävad siis meie prügikastid ja tolmuimeja. Kõik prügikastid, mis nagu sinna kööki mahu, elavad siis hetkel siin, näiteks pakend, papp ja siis taara on seal kõige all. Liikudes siit edasi, paistab juba meie elutuba, aga enne veel on paremat kätt meie esimene vets. Siuke täiesti piisavas suuruses. Siin on siis siuke beige kapike. Meil on üle kogu korteri siuksed heledad riiulid, mis mulle hullult meeldib, et nagu sama nagu theme on igal pool. Ja siin ka siis nagu see plaat on sama nagu esikus, ehk et nagu, kuidas ma ütlen, nagu sobib mega hästi kokku. Ja muidugi peegel, mis kulub alati ära. Meil ongi siis nii-öelda avatud elutuba ja köök. Ja me otsustasime peilile teha siia tema mängunurga väikse, kuna tema tuba on üleval, et siis kui me oleme all, et ta saab ikka all ka mängida, et ei pea ainult tema toas olema, et siis üks riiul ja vaibakene jäi talle siia. Meie kahte toa poolt sisuliselt eraldabki siis söögilaud. Samad toolid, mis enne, kui me ostsime, siis me ostsime meelega 4 tükki, et äkki kunagi saame uues kohas neid kasutada. Eelmises kohas meil oli ainult 2, sest rohkem ei mahtunud, aga siia mahub palju rohkem rahvast. Pluss see laud on veel pikendatav ka, mis on nagu eriti luks, nii et meil on nüüd mega suur söögilaud, mida ma hullult fännan. Aga siia jääbki siis meie köögipool. Meil on siin siuksed toredad leedid mõlemal pool, mida saab ülikergesti välja lülitada ja uuesti sisse lülitada. Ja hästi keeruline hetkel näidata, aga meil on päriselt kõrge tööpind, ei ole enam madal ja suhteliselt siuke suur köök. Ma hetkel tõmbab siin nagu lood ette, sest ma ei taha näidata, ma ei taha, et kõik teaks, kus me elame, eks ole. Et siuke hästi suur köök. Kõik on laeni täis ehitatud, kõik on väga kõrgel, mis mulle väga hästi sobib. Ja mega palju kapihoiuruumi, et kui ma tõstan käe üles, siis te näete, kui kõrgel tegelikult need kapid on. See on minu suur lemmik siin. Siin on siuke nurk, kui tuled kööki, et kuhu saab panna siis igasugused masinad. Siin on siis need, mida me põhiliselt kasutame, ehk et kohvimasiin ja fritüür. Neid mitte nii väga, sellepärast on need seal taga ja grill on siis ka kohe siin. Ja panime siia taha taimed, siin on siuke suurem ruum ja need taimed teevad nüüd üliõnnelikuks, kui veel nagu valgus sisse paistab ja sa chillid siin köögist, et süüa ja sul on siin ilus rohelus nagu nii mõnna. Meie ülejäänud köögimasinad siis pudelid, mis vajavad pesemist ja meil on nüüd suur nõudepesumasin. Enne oli väike, nüüd on suur. Et see köök on nagu konkreetselt siuke nagu kodusüda, siin on nii mõnus olla. Siin on nii palju ruumi, see on mega ilus, modernne, ma ei tea, mul pole sõnu, nii äge. Ja teine toapool on siis elutuba. Sama diivan, sama kohvilaud, kõik on sama, isegi nagu see layout on sama. Õhupallid vanaema, Peeli vanaema sünnipäevast ja kohalik vaip. Ma olen nii happy, et meil on vaip, nagu enne meil ei olnud, sest et koer ja poti treenimata lapseks, aga nüüd on ülimõnus. Ja siin on siis telekalune kapp ja sealt saab õue. Järgmiseks on siis siit meie saun ja duširuum, siuke täitsa tavaline saun ja edasi on siis meie dušinurk. Siin on siis sohvitoidu ja jooginõud jällegi, kui põrand läheb mustaks, on hästi lihtne puhastada ja jälle peegel. Mulle meeldib, et on valgustusega ja jälle selles sama toonis kapp.
ja kuna me peseme ennast enamasti siin, siis meie pesemisasjad ka. Ja siin on siis dušš, mega suur dušinurk, siia mahub, ma ei tea, mitu inimest korraga pesema ja siit saab siis tegelikult õue. Ma liigun nüüd edasi telefoni peale, sest et ma ei olnud arvestanud, et ma täna filmin teile meie uut elamist, seega ükski mu kaameraakudest ei olnud täis laetud. 2 aku peale kokku sain veits näidata, aga edasi telefoniga klipid. Või telefoni ja kaameraga segamini. Jäime siis pooleli selle juures, et siit uksest saab tegelikult välja terrassile, hästi tuuline on. Seega mul ei ole mikril praegu seda tutikest peal, mis tuld ära hoiab. Nii et ma loodan, et te kuulete midagi. Aga siin on siis veel siuke paar meetrit korda meeter ruum, kus me hetkel hoiame siis nagu näha kaste, mis on kolimisest nii-öelda järgi jäänud, mida me pole jõudnud veel ära viia. Ja meil on siis siin siuke suht suur terrass, kus on ka istumised, seal all on veel 2 pinki, ehk siin mahub päris korralikult inimesi istuma. Ja meie aed siis ka selline. Siin on meie organiseeritud segadus. Ignoreerime seda, need asjad tuleb veel kõiki lahti pakkida ja üle vaadata, aga siit muidu läheb trepp üles. Seal on minu taim, mis mind jällegi väga õnnelikuks teeb. Sealt tahab trepp siis igal juhul üles, kuhu ma hetkel ei hakka ise tatsama. Ausalt käib tuliga põlema, et siuke hästi mõnus ja avar. Ja meil on konditsioneer. Meil ei olnud enne konditsioneeri. Juhu! Tulles teisele korrusele trepist on vasakut kätt kohe meie vannituba. Ja siin on hetkel taimed, mis tegelikult elavad jannutoas, aga kuna jannutuba ei ole veel valmis, siis need hetkel päevitavad meie vannitoas. Aga suhteliselt suur vannituba, samad plaadid, mis esimesel korrusel, mis mulle täiega meeldib. Siin on siis suur vann, kuhu ma olen põhja pannud hetkel selle libisemiskindla mati, et kui Peili käib nüüd suures vannis, et tal oleks libe. Ja siin saab ka duši all käia, mis on väga mõnus, aga me hetkel käime ikkagi all duši all, et seal on veits lihtsam. Siin on siis Peilile pisikene pissipott, all oli see iste, et ta saaks siis mõlemas vetsus käia. Ja meie botaanikaed, aga siinpool on siis valamu ja 2 siukest beeži kappi, kus on täiega mõina asju hoida. Et siin on Peili igasugused vanni asjad, Peili rätikud, pesemisasjad ja mul täiega meeldivad need valgustusega peeglid. Need annavad nii palju juurde. Mul veits hoiavad püksid alla, sest mul on telefon taskus. Vot, selline on meie ülemise toa vannituba. Ma teile vaadet ei näita, sest et ma ei taha, et keegi teaks, kus me elame. Aga liikudes edasi, siit vasakut kätt on Peili magamistuba siin, mida ma teile hetkel ei näita. Aga ma jätan siia klipid ja räägin siis juurde. Ma avastasin alles hiljem, et ma filmisin need klipid valet pidi, aga ma väga loodan, et te annate selle mulle andeks. Ja siin on siis tema tuba, tal on siin raamaturiiul, voodi, oma kummut, mänguasjade jaoks eraldi kapid ja kummutid, mänguköök nagu enne ja kohalik vaip. Ta on ise hull fänn, et tal on toas mäed, annab nii palju efekti juurde ja ma arvan, et umbes pool ajast me siis vedame üleval tema toas mängides ja pool all, et ta saab siis ise otsustada, kus ja millega ta parasjagu mängida tahab. Peili toast edasi kõrval on siis kohe meie magamistuba, mida ma teile kohe siis näitan. Arvestage siis sellega, et meil on paljud asjad veel lahti pakkimata ja kotid on paratamatult veel igal pool, aga näidata juba kannatab. Sisse tulles on siis meie musta pesukast. Meil on siin valge, värviline, tumepesu ja rätikud ja voodipesud. See on meie siuke lahendus, et ei peaks olema neid suuri mustapesukorve, mis meile kuskile ei mahuks. Edasi on siuke suur riidekapp. Meil pole kunagi olnud suurt riidekappi, seega see on ülimõnus.
Meile jäeti siia ka peegel, mille ma siis otsustasin meie magamistuppa jätta, et ma lõpuks nagu näen ennast peeglist ka, sest et varem meil pole kunagi ühtegi peeglit ka kuskil olnud, välja arvatud siis vannitoa peegel, mis ei ole nagu päris piisav. Ja peeglistange elab hetkel siin peegli ees, midagi pole teha. Meil on siin siis 2 kummutit ja esimest korda on meil ka telekas magamistoas, mis on ülimõnus. Ja siin on siis hästi-hästi suur voodi, 1,80 m voodi, ülimõnus. Ja siis siuksed sisse ehitatud nagu alused, kus saab siis asju hoida, aga kuna mul on vaja ka sahtleid, siis ma tõstsin oma eelmise öökappi siia, et mul jääksid ikkagi sahtlid alles, kus ma hoian oma vitamiine, läpakat, kui ta ei loe ja igast muid asju. Et mul ei oleks nagu kõik asjad siia ära mahtunud, et mul on vaja ikkagi sahtleid. Ja Jainul on seal siis täpselt samasugune alus ja seal elab meie väike taimekene. Meil on ka rõdu kusjuures. Ja meie toa kõrval siis veel üks uks, mis te nägite, on Jainu tuba. Ehk siis meil on siin üleval 3 tuba, vannituba, 4 tuba, vannituba, peilituba, meie tuba ja Jainu tuba. Aga ma hetkel Jainu tuba ei näita, sest et tal ei ole seal kõik veel päris valmis ega lahti pakitud, nii et kunagi, kui Jainu tuba valmis saab, siis küll ma näitan, aga ma jätan siia nii-öelda tühja pildi tema toast, et tal on veits suurem tuba kui eelmises kohas. Et kuna ta ikkagi nagu täiskohaga on üliõpilane, siis tal on vaja seda kohta, kus ta saab nii-öelda nagu kogu aeg õppida ja oma bakatööd kirjutada. Loodame, et sellega läheb kõik hästi. Ma üritan siit nüüd mingisuguse kokkuvõtte ka teha. Ma täpselt ei teagi veel, mida öelda, kuidas öelda, aga ma üritan. Me elame nüüd siis ridaelamus ja meil on ikkagi nii-öelda siis, issand, ametlikult vist ikkagi nagu 4-toaline. Nagu 1, 2, 3, 4. Aga meil on rohkem vetsusid. Meil on nüüd siis 2 vetsu, 2 pesemiskohta ja meil on saun pluss terrass ja omaaed, mida meil enne ei olnud, sest me elasime ikkagi 8. korrusel korteris. Ja siin on siuke hästi rahulik rajoon. Me elame ametlikult nii-öelda Tartu linnast väljas. Me ei ole enam linnas, maakad. Aga samas linn on meile väga lähedal. Autoga 3-4 minutit. Sama kaugel on ka meie esimene toidupood. Ehk et kui meil enne oli Coop 2-minutilise jalutuskäigu kaugusel, siis nüüd peab hakkama rohkem oma toiduasju planeerima, nii et ei peaks iga päev autoga poes käima. Ei ole see kasulik ei mehile ega ka planeedile. Et tasub hakata nii-öelda rohkem planeerima neid nagu käimisi nii-öelda. Aga samas meile käib siia ikka veel Bolt, ikka veel Wolt, nagu need toidutelimiskohad siis. Ehk et jällegi, kui mingisugune nagu kriis on, et mis iganes, tahad lihtsalt toitu tellida mõni päev, nagu ei ole tuju kokata, kõigil juhtub, siis õnneks need kullerteenused toovad meile toitu ikka kohale. Et selle kohale toimetamise tasu nii-öelda on küll veidi kõrgem. Ma ütleks, et umbes 1,5 eurot kallim kui linnas sees tellides. Ehk ei ole väga hull, kui ikkagi on asja tellida, et ma ühe korra olen siia tellinud ka ja see oli ka Woltist, sellepärast, et uut Heavenlyt ma olin käinud nii paljudes Tartu poodides, toidupoodides ja ma ei olnud leidnud maasika ega Passioni mango Heavenlyt ja keegi kirjutas mulle, et Woltis on ja ma reaalselt tellisin Wolti, et ma ei peaks iga päev autoga 3 toidupoodi läbi sõitma, kus jälle Heavenlyt ei ole. Ehk ma tellisin omale Woltiga maasika ja seda teist mango Passioni Heavenlyt maitsmiseks ja võin kinnitada, et toit jõudis ilusti kohale. Ma loodan, et me kohaneme siia nii-öelda hästi või suht juba oleme kohanenud, et saaks need viimased asjad ka siit trepi juurest lahti pakitud, siis olekski nagu ülihästi ja magamistoas on meil siis ka veel mõni kohver, kus on veel mõned riided sees, et ma nagu üldjuhul liiga palju ei tee nagu mingeid selliseid nagu
ma ei tähelda suur puhastusi, aga nagu suur koristusi või nagu sorteerimisi. Et ma nagu olen oma riiete osas väga nii-öelda teadlik, et mul ongi üleval, mis te nägite, siis üks valge kummut ongi lihtsalt minu riided, mul ongi täpselt nii vähe riideid, et need mahuvad kõik 4 sahtlisse ära, välja arvatud kleidid, mis ripuvad. Aga ikkagi iga kord, kui me kolime, siis ma käin igaks juhuks kõik riided üle, et mis on juba nii-öelda lõpuni kantud, et augud sees, mida nagu enam ei paranda või kui enam ikka üldse ei meeldi mingi riidese, et siis ma annan ära või viin kuskile taaskasutuskeskusesse ja samamoodi meheriided ma käin kõik üle, et hästi paljud riided muutuvad ajapikku ikkagi auguliseks, et siis viskame ära, et ma ei peaks nagu mingi aeg seda jälle nüüd uuesti tegema kohe praegu, et kuna me niikuinii praegu kolime, siis praegu on selleks nii-öelda õige hetk, et vaikselt me neid kohvreid seal lahti pakime, me tulime vist, meil on kokku äkki mingi 5 kohvrit või 5 kohvrist 3 on lahti pakitud ja 2 on veel jäänud. Nii et üle poole kohvritest on lahti pakitud, mis on suur võit, sest et peilituba on nagu täitsa valmis. Vetsud, vannitoad, pesuruumid on nagu kõik lahti pakitud. Köök nüüd on ka kõik lahti pakitud. Paar päeva tagasi pakkisin viimase koti köögiasju lahti, kus olid meie mingisugused jahud ja asjad veel. Elutuba on ka kõik lõpuni valmis, siis tuleb lihtsalt veel natuke sorteerida, mingi viimane kott ma näen seal on, kus on mingid Peili esimese sünnipäevakaardid ja siuksed asjad. Et sisuliselt on lahti pakkimata kõik sellised asjad, millel ei ole nagu oma kindlat kohta veel. Mulle meeldib, kui igal asjal on oma koht, siis ma tean, kus ta on, asjad ei lähe kaduma, et on lihtsalt asju, millele on vaja leida veel kohta, ütleme siis nii. Aga muidu ülimõnus koht, ma olen väga põnevil, et hakata siin nii-öelda nagu uus koht, uus algus, uus energia, kes mõistab, see mõistab, et siin me elame nüüd ikkagi päris pikalt võiks öelda või ei ole see, et kolime nüüd kohe poole aasta pärast jälle uude kohta, et see on meie kodu nüüd ikkagi päris pikaks ajaks, et sihuke mõnus ja sain juba Instagramis küsimusi ka seoses Peili lasteaega, et kas me nüüd vahetasime lasteaeda, et kas me nüüd kolisime hästi kaugele lasteaiast, et kas me hakkame nüüd sõitma pikka maad iga hommik ja tegelikult on sellele jube lihtne lahendus. Me leidsime õnneks sellise koha, mis ei ole Peili lasteaiast üldse kaugel. Ehk et siuke väga lihtne näide, kui see on Peili lasteaed siin keskel, siis me enne elasime siin Peili lasteaiast umbes, lepime nii kokku. Nüüd me elame lihtsalt siin Peili lasteaiast, et kui enne elasime ühele poole, siis nüüd me elame teisele poole, aga ajaliselt on nagu suht sama, et sõidame ikkagi hommikul umbes 5 minutit lasteaeda, mis on minu arust siuke väga lühike ots, et sellega on kõik korras, mitte mingit probleemi ei ole. Ma olen nii põnevil ka, et hakata siin nagu uuesti jälle YouTube nii-öelda käima lüüa, et selle kolimisega oli nii pikalt nii palju asju vaja teha, et see kuidagi võttis nagu kogu selle ajumahu nagu ära, et mitte millegi jaoks ei jäänud aega, et kogu see fookus oli nii-öelda kolimisel. Aga nüüd saab jälle rahulikult võtta, nüüd on see suurem osa tehtud. See mentaalselt keeruline osa on nagu läbi, et nüüd ma saan jälle hakata vaikselt kaamerat kätte võtma, vlogima. Siin on nii palju rohkem nagu ruumi, siin on nii palju mõnusam, et ma kujutan juba ette, et see pakub mulle ka nagu veel rohkem rõõmu, kui see mulle enne pakkus. Ja see ongi see, mis on minu arust oluline, et kui miski teeb sind õnnelikuks, siis go for it. Näiteks nagu mind need rohelised taimed seal köögis. Praegu istun ka selle söögilaua taga ja nii ilus on vaadata. Okei, mis ma rohkem ikka pläkutan. Selline siis meie uus kodu on. Nüüd teate siis teie ka, millises kohas me elame. Aga ma lõpetan siit nüüd selle video ära. Ma olen liiga palju jälle jutustama jäänud. Ma väga vabandan. Loodan, et sulle meeldis, kui jah, vajuta nagu ikka seda like nuppu ja klõpsi kõvasti seda subscribe nuppu. Ja ma näen sinuga ilmselt
juba varsti järgmises videos. Tšau.